Kui sündmuse tõenäosus on igal katsel sama, siis tõenäosust, et kindla arvu katsete korral sündmus mingi kindla arvu kordi juhtub, leiame Bernoulli valemiga. Ehk siis näiteks, et ütleme, et me teame, et tütre sündimise tõenäosus on 0,4, siis kui suur on tõenäosus, et 7 lapsest täpselt 3 on tütred, sellist tõenäosust leiaks Bernoulli valemiga. Mida tähendavad erinevad asjad siin? K tähendab sündmuse juhtumise, et mitu korda juhtub sündmus. Ehk siis, kui näide on see, et 3 või 7 lapsest 3 on tütred, kui suur on selle tõenäosus, siis K on see tütarde arv, ehk siis see 3. Mitu korda leiab sündmus aset? N on katseseeria pikkus. Ehk siis, kui küsitakse, et kui suur on tõenäosus, et 3 lapsest või 7 lapsest 3 on tütred, siis N on see 7, et mitu katset tehti, kui mitu korda katsetati, et kui suur on või pikk on katseseeria. P on sündmuse toimumise tõenäosus ühel korral. Ehk siis, kui näide on see, et tütre sündimise tõenäosus on 0,4, siis P on 0,4. Tõenäosus ühel katsel. Ja Q on siis 1 miinus P. Ehk siis, kui tütarde sündimise tõenäosus on 0,4, siis P on 0,4 ja Q on järelikult 1 miinus 0,4 ehk 0,6. Teeme ühe, ja siis C on lihtsalt kombinatsioonid. Teeme siis näidisülesande. Kirjutan siia ka valemi. Ehk siis energiajaeturu osakaalud on järgmised. Eesti Energia 57%, Elektrum 14%, Alexela 6%, VKG Elektrivõrgu 2%, 220 Energia 2%. Lisaks on veel väiksemaid pakkujaid. Ruumis viibib 5 inimest, kui suur on tõenäosus, et esiteks täpselt 2 inimest kasutavad Elektrumi teenust ja teiseks vähemalt 1 on Eesti Energia klient. Alustame siis esimesest. A. Täpselt 2 inimest kasutavad Elektrumi teenust. Nüüd me teame, et 5 inimest on ruumis ja me teame, et siin on öeldud, et täpselt 2 inimest kasutavad Elektrumi teenust. Nii et me saame siit juba öelda, et katseseeria pikkus on 5, sellepärast meil on 5 inimest ruumis ja siis positiivsete või nagu selle sündmus leiab aset 2 korda, ehk siis, sest 2 inimest kasutavad teenust. Ja me teame, et P on mitu inimest kasutavad Elektrumi teenust, ehk siis tõenäosus nad seda kasutavad, mis on 14% ehk 0,14 ja Q on 1 miinus P on 1 miinus 0,14 on järelikult 0,86. Ja nüüd me saame kasutada lihtsalt valemit, ehk siis kombinatsioonid 2 kaupa 5, korrutada siis see vastav tõenäosus astmes K, korrutada siis see sündmuse mittetoimumise tõenäosus astmes N miinus K. Nüüd me saame arvutada kombinatsioonid 2 kaupa 5, korrutada 0,14, korrutada 0,86 astmes 3. Nii, 2 korda 1, korrutada, siit tuleb 3 faktoriaalis. Ja kuna me tahame taandada, siis me kirjutame
sellega lahti ja me saame taandada siit. Ja me saame taandada siit. Korrutada 0,14 astmes 2, korrutada 0,86 astmes 3. Ehk siis 10 korda 0,14 korrutada 0,86 ja see võrdub umbes 0,125, mis on ka õige vastus. Ja nüüd teeme B-osa, et vähemalt üks on Eesti Energia klient. Ja vähemalt üks on Eesti Energia klient tähendab sisuliselt seda, et üks võib olla 2, võib olla 3, võib olla 4, võib olla 5. 1 või 2 või 3 või 4 või 5. Ja seda saab nüüd kahte moodi lahendada, et võib arvutada tõenäosus, et on 1 ja 4 ei ole või on 2 ja 3 ei ole või on 3 ja 2 ei ole või on 4 ja 1 ei ole või on 5. Või siis kiirem variant on arvutada tõenäosus, et 1 miinus mitte keegi ei ole. Ehk siis, mitte keegi. Sest see on vastupidine sündmus sellele, et see järelikult mitte keegi ei ole. Ja ma kasutan seda, sest see on lihtsalt kiirem ja tõhusam. Ehk siis me teame, et tõenäosus, et keegi on või et osakaal on 0,75, ehk siis P on 0,57. See on siit. Me teame endiselt, et katseseeria pikkus ehk N on 5 inimest. Ja nüüd, kuna me arvutame tõenäosus, et mitte keegi ei ole, siis K on 0. Ja Q on siis vastavalt 1 miinus 0,57, mis on 0,43. Ehk siis me arvutame 1 miinus, kuna me teeme seda, et 1 miinus, et mitte keegi ei ole, et siis me saame tõenäosuse, et vähemalt 1 on. Nüüd see on 0 kaupa 5, kombinatsioonid 0 kaupa 5, korrutada 0,75. Nüüd me kasutame seda K-d, mis on 0, korrutada 0,45 astmes N miinus K, ehk siis 5 miinus 0. Ehk siis me saame sisuliselt 5 astmes. Nii, siit me saame taandada, ehk siin on 1. Korrutada 0,57 on ka 1. Näete, juba tegin vea. Siin peab olema ju 1 miinus terve see asi. 1 miinus, ehk siis see, mis siin oli. Siit me taandame. Korrutada 1, sellepärast, et mingi arv astmes 0 on alati 1. Ja siis 0,43 astmes 5. Ehk siis sisuliselt ongi 1 miinus 0,43 astmes 5. Ja see on 0,985. Ehk siis tõenäosus, et vähemalt 1 on Eesti Energia klient, ongi 0,985.